India kaubalaev on Punases meres uppunud. See on esimene laev, mis selles veetees kaotati pärast seda, kui Houthid ähvardasid eelmisel kuul Saudi Araabiaga seotud laevu rünnata. Laevnuuri Ulja sai tabamuse umbes 13 meremiili kaugusel Houthide kontrolli all olevast Hodeida sadamast, enne kui see ümber läks ja uppus. Päästemeeskonnad tõid kõik. 14 meeskonnaliiget turvaliselt kaldale, 13 indialast ja 1. India välisministeerium mõistis hukka selle, mida ta nimetas provotseerimata rünnakuks, ning kutsus üles laevaliiklust koridoris võimalikult kiiresti taastama. Ükski rühm pole rünnakut omaks võtnud, kuid Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus süüdistas Houtisid, öeldes, et rünnak viidi läbi lõhkeaineid täis paadiga, mis on kooskõlas selle rühmituse eelmise kuu hoiatusega sihtida Saudi Araabiaga seotud laevu. Juhtum leidis aset ajal, kui Iisraeli merevägi viib läbi ulatusliku mitme tegevuspiirkonnaga õppust mööda riigi rannikut, sealhulgas Punases meres Eilati lähedal, simuleerides stsenaariume, mis hõlmavad rünnakuid strateegilistele merendusega seotud objektidele. Õppus järgneb Iraani revolutsioonilise kaardiväe ähvardustele rünnata Iisraeli vara merel. Iisraeli kaitseplaneerijate jaoks ulatub mereväe roll kaugemale Eilati kaitsest. See tähendab veetee turvamist, mille kaudu liigub umbes 12% maailma kaubandusest ja märkimisväärne osa maailma naftast. Üks Pärsia lahe riigi ametnik ütles I24 Newsile, et Iisraeli merevägi võib olla tõeline heidutus Iraani ja tema liitlaste vastu. Need märkused tehti ajal, mil IDF-i ja piirkondlike sõjavägede vahel kasvab vaikne koostöö. Samal ajal laieneb Iisraeli kohalolek piirkonnas ka Somaalimaa tunnustamisega. Hiljutised raportid viitavad läbirääkimistele võimaliku Iisraeli sõjalise kohaloleku üle eraldunud piirkonnas, mis asub otse Jeemenile teisel pool Aadeni lahte. See võiks anda Iisraelile eelpositsiooni, et jälgida ja takistada Houthi ähvardusi enne, kui need jõuavad avaveele. Selle nädala sõnum on, et Punane meri on endiselt aktiivne rinne ja Iisrael positsioneerib end osana lahendusest.